Anneli, kus lähme nüüd? Tööle. Esimest päeva lähme vaatame farmi üle. Meil on täna casual day, probably me tutvume nüüd seal. Siin on minu uus veebpedal, $15. Näitan. See on minu oma. See oli... Ma ei mäleta palju. Mul on niimoodi, et siit saab... Oi. Et lendab, sellepärast on parem. Okei, lähme nüüd autosse. Saab siit juua ja siis saab... Let's go. Tegudele. Tegudele. Oleme asjalikud nüüd ka. Oh, joo, sa jätsid mu ukse vahele. Juhu. Imeline, päikseline ilm. Päikseprilli ma ei võtnud. Aha. Juhu, let's go. No nii. Meie tänane töö oli rohimine. Kuidas oli? Selgalu. Ja ma sain 2 gigataime järjest. Oli vaja rohida. Ühesõnaga siuke on meie ala praegu siin. Ja me oleme järgmist tööd tegema. Nii. Anneli, esimene tööpäev on poole peal. Kuidas on emotsioonid? Poole peal või? No, lõuna on. Me tulime 7:30 tööle. Rohimisest alaselgõits on suke. Talus? Ma olen fine. Ühesõnaga me tegime siis 7:30 kuni 10:30 rohimist ja siis Anneli läks ülesse, mida tegema. Mina pakkisin installatsioonide jaoks. Ja mina valmistasin all siis kaunistusi. Ülifan töö, mulle täiega meeldib, ma võiks seda ilmselt kõik need 3 kuud teha. See on ülilahe. Nii et ühesõnaga jätkame esimest päeva. Ma vaatan üle indis keeles rääkida. Hetkel on lõuna, nii et vaatame, kaua me täna siin oleme. Tulime pärast esimest tööpäeva siia kindaid ostma kinda neid klõpse ja ma lihtsalt ausalt öeldes nagu ma täiega väsin ära nendest inimestest, nad on siin nagu megajutukad. Ma tahan ka seda, nad on mingid megajutukad, nad on mingid räägivad, kus nad asjad asuvad. Ma olen nagu klassikestlane, ma tahan lihtsalt teada, ütle mulle see koht bitch ja ma lähen ära nagu. Mis see töötab üldse? How does this work? Don't know. Ühesõnaga ma hakkan nüüd kindeid proovima ja no mega mustad on juba käed, sest et nagu porises said on oldud ja noh, näha on, et tööd on tehtud. Ja mingid siin kohalikud olid selja taga. Ühesõnaga hakkame kindeid valima. Nii. Mina pean nüüd kaunistuste jaoks koguma endale neid. Ja siuksed on need laod siin. Need on kõik kaunistusi täis. Neil on kõigil oma QR-koodid. Ja Anneli sahistab kuskil seal. Anneli! Hello! Where are you? Kõik ütlesid, kui me ribonid ära teen, siis ma saan üksinda teha tellimust. Niimoodi, et ta ei aita mind. Ühesõnaga, meil on praegu lõunapaus ja täielik häng. Chicken! Sest nii väsinud on olla või nagu tegelikult lihtsalt selg vaatab, muud ei olegi midagi. Ja nagu seal sees on nii külm. Kuule, kas need ei käigi nagu sinna sisse kinni või? Kuule ta. Kas need ei käi siia sisse nagu või? Käib küll. Ühesõnaga tegelikult on ainult 18 kraadi ja mingi mamma tuli just rõdu. Ühesõnaga, ma sida lõpp nüüd, me lähme tööle tagasi varsti. No nii, minu esimene töö. Ma tegin need siin ilusti valmis. Loll. Ei, ma pidin siin neid laitse kontrollima. Ja siis kui laitsid ei töötanud, siis pidid kõik need siit lahti kerima, uued kerima. Ja sellega juba läks räigelt aega. Aga ta on esimene tööpäeva lõppenud, nii et nüüd lähme koju. Väga numps tulemus, ma arvan. Ja näete, see on siuke koht, kus on müüdavad asjad. See on nagu Winter Wonderland. Mega cool. No nii, meil on nüüd mitmes tööpäev? 3. Kolmas tööpäev oleme jõudnud lõunapausile. Anneli, kuidas on emotsioonid? Ühesõnaga, väga vahva on siiamaani olnud. Me oleme teinud erinevaid ülesandeid ja põhimõtteliselt meil on mingis mõttes eelis, sest et paar kutti tulevad veel juurde ja üks Eesti paar tuleb veel juurde, kes hakkavad siis alles õppima. Et me oleme suht varakult kohal ja saame juba praegu asju õppida, et me saame kõik asjad läbi teha, et neil ilmselt läheb väga kiireks ja selles mõttes on ka töödega parem, sest et sa saad rohkem tööpäevi, sest sa oskad rohkemaid asju teha. Nüüd meil on väike lunch, mul on väike koobima kreemmüsliga ja salat. Ma üritasin põllu peal endal käised üles rullida, aga mul olid kindad käes. Ja Annelil on mingi muu food siin.
mingi kana. Mul on ressai kanamajo meksiga. Amazing. Ja täna oma spicy tapp väikest sibuli kõrval. Pänger, ühesõnaga, me hakkame sööma ja siis me oleme tööle tagasi. Sellel ühel päeval, kui me saame sinuga lõunast ära ja ma saaksin oma käe sisekülgi päevitada, sest need on täiesti lumivalged, on pilves. Siis lubab 26 kraadi, aga pilves. No pole hullu. Ühesõnaga, tere hommikust. Me oleme 4. päeva tööl, 5. päeva. Hakkame rohima. Ühesõnaga, meil on veel see pullosa siit niimoodi kõik rohida. Nii et ühesõnaga, algab päev. See oli lind, jah. Nii et vaatame, mis saab. Näete, siin on apelsinka puud õitsemas just. Siin osad rohelised on juba küljes ka. Ja näpud roheliseks! Täna teeme siis kõik koos rohimist siin endiselt. Ühesõnaga, me oleme jõudnud Kmarti ja meil hakkas eile, kui me käisime töölt tagasi sõitma, siis meil läks aku tuli põlema autol. Tavaliselt see on korraks läinud põlema, kustub ära, mingid korrad on nagu andnud märku. Ja siis nüüd oli niimoodi, et me sõitsime isannalik koju, aku põles, nagu tuli põles. Ma läksin postile järgi, see ikka põles. Nüüd nad käisid täna Alole Keedil autot otsimas, sõitsid mingi tund sinna, tund tagasi. Ja siis täiega põles ja nüüd me tulime Kmarti tund aega sõitu ja aku tuli ikka põles ja siis hakkas täiega jupsima niimoodi, et ABS-i tuli läks tööle, käsipiduri tuli läks tööle. Ühesõnaga nüüd on niimoodi, et me oleme parklas, kennekas ei loe ja auto ei lähe tööle. Proovime käima saada. Siin on nii suur parkla, et ühel inimesel peab olema ikka. No kellelgi ikka on ju. Ühesõnaga seiklused seal autoga algavad nüüd. Tuli kohe esimene inimene ja pani meil käula tööle. Joppas kohe, et sellel vennal olid krokodillid ja andis kohe elektrit ja saime auto tööle ja nüüd siin kõrval üle tee on kohe esimene mekaaniku töökoda, nii et me sõidame sinna. Töötab. Täna tunduski nagu liiga igav laupäev. Reaalselt ma mõtlesin täna, et kurat üldse pole contenti, et me olime hommikutsa nagu toas ja kodus ja nüüd tulime ainult Kmarti ja kohaks pull pihta. Põhimõtteliselt auto on siin ja see automekaaniku koht on siuke. Oleme siin, juba filmisin seda mekaanikut ja veits piinlik hakkas. Ühesõnaga, äkki ta saab meid aidata, sest et we're fucked up nagu. You wanna say something? No? Ühesõnaga, loodetavasti, finger crossed, et me saame asjad korda või vähemalt jõuame kordi koju tagasi, noh. Koju me jõuaks ju nii tagasi. No jaa, aga et nagu me saaks nagu auto korda, you know. Ühesõnaga vaatame, mis saab sellest. Nii, kutt võttis meid vastu nüüd, tulime siia, Alo lülitab auto välja, ajasime talle siia boksi. Ma päris õue ei lähe filmima, muidu veits pillik. Las poiss teevad tööd. Ühesõnaga, finger crossed, et nad nagu aitavad meid. Anneliis teeb mingeid omi asju. Ühesõnaga, davai, mekaanikud on nüüd tööl. We'll see, mis saab meie suksust. Nüüd saab minna. Mine. Auto endis saba ja me ei sõida sellega mitte kuskile. Ja uut kennekat on vaja. Nii siit, pane siia samasse boksi. Nii, suksu tuleb. Peab siia kuskile ära parkima. Auto jääb siia ja esmaspäeval saab alles juppe tellida. Täna on laupäev, nii et ma ei tea, kuidas me koju saame. Me oleme tunni kaugusel kodust ja elu on seiklus. No uus jupp maksab mingi 315, nii et vast nagu ei ole hullu, aga lihtsalt see vahetamine ja ooteaeg ja kõik see. So, parkisime auto selle kulti maja taha ära, tema autode juurde ja nüüd Uberitame koju, auto jääb siia ja ühesõnaga kutt tõmbas siit ukse kinni ja nüüd me oleme siin nagu mingi ühesõnaga vaatasime, et Uber koju on 63 toltsi XL, nii et we'll see.
Ühesõnaga mekaanik ütles, et tuleb 15 minuti pärast tagasi, läheb mingeid juppe ostma ja küsid, kas me tahame rendiautot, et tal on pakkuda meile siis 4 päevaks. Ühesõnaga, et siis teeb me auto korda ja siis ühesõnaga võtsime selle pakkumise vastu, siis ta oli mingi, et kas see on fine, kui te ootate 15 minutit, siis pani lõppu naljaga veel. Aga mida muud teil ikka teha on, nii et siuke jokester ka veel, ühesõnaga. Nüüd me ootame tal siin maja ees, kuni vana tagasi jõuab. Ja siis saame võib-olla kodu poole lõpuks minna. Nii et teeme käbe mingi paperwork ära tal siin ja siis ta saab esmaspäeval jupid tellida ja siis, mis ta ütles, et teisipäeval saab vahetada, et teisipäevaks saab siis korda. Nii et ühesõnaga vaatame, kuidas sellega läheb. Meie gäng on siin niimoodi. Emotsioonid. 0. Ühesõnaga, vaatame, mis saab. Ühesõnaga, poisid läksid tegema paperworki ja siis ta pakkus meile välja, et me saaks rendi autoga võtta, vaata. Ühesõnaga, see on siuke. Ma ei saa aru, mis teema siin on, tal on kõigil nagu, tema enda auto, tal on kõigil mingi megatume klaas, ainult esiklaas on nagu siuke suht vana auto ja seest on räige ront, aga meil on ainult paar päeva vaja sellega sõita. Ja siis kõik jätsid enda asjad meie juurde ja läksid paperworki tegema. Nii et nüüd me hängime siin mingi Lambise tänava peal kuskil Blacktownis. Ootame, et saaks koju minna ja lihtsalt õnneks meie auto saab ruttu korda ja see nagu vend, kes meiega tegeles, nagu siuke indu type of beat'i kutt. Nagu ta tundus täiega tore ja väga normaalne ja ta oli mingi, et ei pea seda rendiautot võtma, et nagu ma teen teie auto ikka korda ja me olime mingi, et ja. Nii et ühesõnaga, loodetavasti varsti jõuab koju. Kell saab juba 5, nii et crazy. Anneli tutvub taimedega, mis siin kasvab. Sellist lehile teele. Nii et ühesõnaga, vaatame, kas me jõuame täna koju. No nii, oleme liikumas poodi. Täna on pühapäev. Fucking iga päev käime seal poes juba. Nagu, see on ainult 300 meetrit ja reaalselt lihtsalt, ma ei tea, me kogu aeg satume sinna. Nagu, mõtled küll, et davai, täna ostan kõik asjad ära. Saik, ei, ikka pead iga päev minema sinna. Ühesõnaga, me ei ole täna mitte midagi teinud. Me hommikul võtsime Anneliga päikest. Täna oli meil pühapäeva pannkokkide päev. Võtsime päikest, lebotsime ja nüüd lähme poodi. Ja meil oli korraks minigolfi plaan, aga kuna kõik meie omad täna ei saa tulla, siis ma ei teagi, vist praegu ei lähe või? Ma ei tea, aga nagu annab tunda, et siin läheb järjest soojemaks, päike räigelt kütab. Mega palav on olla. Ühesõnaga, lähme käime poes ära ja siis vaatame. Ilmselt ei saa midagi, sest et nii kuum on. Ja meie käula, mis me eile saime, see rendikäula, siis see on ka siuke, et sellega väga ei taha kuskile minna. Nii et ja, me oleme stuck ja homme on juba niikuinii tööpäev, nii et vaatab, mis saab. No nii, tere õhtust. Mõtlesin, ma näitan teile meie igapäeva õhtust elukest ka natuke. Täna midagi suurt ei teinud, käisime poes ja võtsime päikest. Olime kodus, et no siuke pühapäev. Ja nüüd kõik teevad süüa ja prepivad endale terveks nädalaks toitu. Meie tuba on siuke numps, kes veel näinud ei ole. Kapp ja värgid ja siin on mingi segamini nurk. Ühesõnaga, vaatame, mis teist teevad. Ei, väiksem. Väiksem, mis see tähendab? Ma mõtlesin, et see leht ikka ei elanud. Nii väike. Ma mõtlesin, et see leht tuleb esile. 2 sellist väikest. Siin on see muidu. Kus mis kasvavad seda või? Jah, paned kinni ja siis rebid nagu. Annelil on mingi värk siin. Minul on food ahjus, kana, varbad ja iiruviljad.
ühesõnaga full prep käib, pärast hakkan tegema mina spring rolls endale kaasa või no, mitte päris. Ühesõnaga Anneli kanaprep on siuke, ta ütles, et iga kana peab olema individuaalselt, sest et ta paneb need sügakülma. Ja siis siin tuleb iga kana, nagu mul oleks mingi 5 burritod valmivad siit. Siit valmib takomaterjal. Yes. Ja mina teen riisipaberiga frappe endale. Mina olen õrud. Nii et ja, ühesõnaga meil on külm räme täis, sest siin olevad 5 inimest. Ja nagu vaadake, ma tahtsin nüüd üks päev näidata, siin on mingi giga hullustus lihtsalt nagu mega giga asjad on siin nagu vaadake seda gigadust. Ühesõnaga hea. Õige vlog, näitab külmkappi värki. Ja siis meil vahepeal üht siuke asi, et siin on nagu 3 sorti prügi ja prügipäevad on mingitel kindlatel päevadel ja meie unustasime nagu kõige tavalisema pakendiprügi ja mingid bioasjad panna tänava äärde, ehk siis meie prügi ei viidud ära ja nüüd meil on lihtsalt mingi prügiuputus. Nii et me ei tea, mis meie prügist nüüd saab. Me kirjutasime sellele maja nagu sellele, kes tegeleb meiega. Prügiteenusele kirjutasime. Me kirjutasime sellele naisele ka, sellele, kes meiega tegeleb see rendi oma, et küsida. Jah, just tema. Et küsida talt, et mis me teeme, sest et seal prügiteenus on kirjas, et nagu kui siuke asi juhtub, siis sa saad nagu lost pin äkki oli see või? Lambist tava siin tiksub niimoodi, ma ei näidki jala. See on meie suur tuba endiselt 2 autoistmega ja muidu on live telekas, live TV, aga praegu on kardin täis, nii et ühesõnaga, eks näis, mis meie prügiuputust saab. Nii et me jätkame nüüd enda toiputusi. No nii, tere! Meie uue nädala esimene tööpäev, esmaspäev. Mina, Keit, Alo ja Pärt olime tööle, Anneli jäi koju ja põhimõtteliselt mina siis kohtasin karlandeid, siis koristasin ja nüüd põhimõtteliselt peame kogu selle lao ära kontrollima, et kas sellised pallikesed meil põlevad. Ja siis jõudsime 5 palli kontrollida, kui elekter kadus ära kuskile. Ühesõnaga ma ei tea, mis saab. Eks näis, ühesõnaga nüüd mõõtame, et Power tuleks tagasi. Nii et jaa. Poistega koos siin teen seda tööd praegu. Vaatame, mis saab. See Kati välja. Nii, tere päevast. Kuna meie töögraafik on praegu selline, nagu ta on, mis tähendab seda, et kuna jõuluhooaeg ilmselgelt veel ei käi ja töö on alles algamas ja meid on 5 tükki, siis hetkeseisuga vahepeal on niimoodi, et kõigile ei ole tööd anda. Ehk siis teised on praegu tööl, mina olen täna kodus. Nii et lähme vaatame veits meie neighborhoodi, avastame, vaatame, kuhu jõuame. Nii, see on meie tänav. Siia võid mingi kiirenduse peale panna, kui otsustad neid klippe kasutada. Et siis ma just kõnnin ringi ja näitan, kus meil lähedal mingid asjad on.
seal on Woolworths ja Aldi, meie 2 main poodi, pluss apteegid, mingid turustallid. Aga sinna ma praegu lähe. Ma ei ole siia poole kõndinud vist varem. Õigemini ma ei ole kuskile poole veel kõndinud, nii et lähen vaatame. Mingi nature park, let's go! Äkki peaks investeerima sellesse GoPro, sellesse kiivrisse või see, mis käib nagu vestrinda. Mul käsi väsib juba ära, ma mingi 5 minutit, ma ei ole isegi 5 minutit kõndinud veel. Nii. Davai. Park sai läbi, kui ma valge jõudsin. Pole õrna aimu ka. Lähen vaatame. Ai, siit me oleme kõndinud. See on park. Kuhu nagu? On mega confused. Ei tea, kuhu nagu minna võib. Ma lähen siit. Igaks juhuks. Never know, never know. Päris akord on niimoodi kõndida ja filmida. Aga ei ole midagi. Kuhu ma nüüd lähen? Kui ma lähen siit, siis ma jõuan koju tagasi. Kui ma lähen siia, siis ma jõuan ühte kohta, mis on nagu mäest alla ja siis mäest üles. Aga ma ei ole nagu väga kindel, kas ma tahan seda teha. Olgu, lähme siit kodu poole tagasi. Ja siis lähme teisele poole.
Nii, siin paistab Dural Mall, mis on meie main pood, Woolworths ja Aldi. Üldiselt tegelikult ei ole siin väikeses linnakeses mitte sittagi teha. Siin on poed, siin on kohvikud, siin on mingid restod, siin on üks pubi. Võib-olla on rohkem pubisid. Kodust ümber nurga on üks pubi, kuhu me ka veel ei ole jõudnud. Aga ma kõnnin praegu kuskilt linnast välja poole, vaated on sellised. Silma kissitades ka ei näe nende mägede lõppu ära. Crazy. Ma tahan minna sinna, aga ma ei saa siit türa üle tee. Samas siin ei ole ülekäigul rada. Siin peab autosid jälgima, kui siin on liigub autosid. Nii, see koht, kuhu ma tahtsin minna, tundub nagu mingi, see ei ole nagu park, ma arvan. See tundub nagu lihtsalt mingi lageala, mis võiks nagu olla park. Ma mõtlesin, äge oleks jalutada. Google Maps näitab, et seal on mingi tiik, aga sinna ei saa mitte kuidagi ligi, sest sealpool teed ei ole ülekäigu või seda kõnniteed ei ole sealpool teed, ehk siis ma peaksin nagu 500 meetrit enne seda parki minema teisele poole teed siit kuradi foori juurest ja siis kõndima mööda põhimõtteliselt autotee äärest mingi mulla peal. Mõtlesin, ma ei viitsi. Võtsin tanklast ühe limonaadi, üks Schweppes Solo lemon flavor. Üli hea limps, maitse nagu limonaad. Ilmsi tõgelt. Nii, ma olen otsapidi tagasi kodule lähemal. Põhimõtteliselt meie koduring. Siin on Harris Farm Markets, kuhu mina isiklikult veel ei ole jõudnud minna. Tundub nagu mingisugune Farm Markets. Sealt kanamune ja avokaadosid osta. Aga nüüd lähme avastame teisele poole, vaatame, kuhu jõuame. Tulnud kuskile tänava peale, kus ei ole kõnniteed, nüüd ma panen mööda autokat, aga siin on see maja, mis oli meil valikus teine maja, kuhu me peaaegu oleks kolinud. Mis on ka suht tegelikult nunnu näeb välja, ei kujuta ette, milline tagahaab on siit. Praost piilu siin suht suur tundub. Aga ma arvan, et me oleme oma praeguse majaga ka väga rahul. Nad on suht plähestikku, põhimõtteliselt meie tänav on nagu 2 tänavat sinna poole. Lähme avastame edasi. Ühesõnaga, kell on õhtul ja me mõtlesime, et okei, me peseme käbe töökindad ära. Ja mis siis juhtus? Milles mu juuksed on ilus. Tulin siia meie pesutuppa. Pesutuppa, uks oli kinni. Nii, tuli käib siit seest poolt. Tulen, teen ukse lahti, panen tule olema, teen ukse lahti, vaatan. Ukse piida alla läheb mingi suur pruunelukas. Tunnatega. Uks käve kinni, hakkan karjuma. Nii, tuleme tagasi, kedagi pole. Jaa, nii, kedagi pole. Ja siis Anneli kindad vedelesid seal nurgas. Seal, kus on need mustad jalanud. Ja siis ta oli mingi, ma küsin, need on su kindad, võta ära. Ma olin mingi, ja raudselt on seal kindal peidus ju. Liigutan kindast, ongi seal peidus. Ja siis jookseb räigelt pesumasin alla. Anneli tõmbab ukse kinni. Ma olen teisel pool, ma olen nagu toas sees, nagu seal. Vend tõmbab ukse kinni niimoodi, ma olen lihtsalt prussakaga samas ruumis. Ma olin mingi tee lahti. Ühesõnaga, ja nüüd me oleme siin põhimõtteliselt
ootame, et prussakas tuleks pesumasin alt me välja. oleme varustatud harjadega. Need on meie tänased tööriistad. Ütleme nii, et siia teda jätta ei saa, sest muidu ta tuleb siit alt läbi tuppa. Õhu, et ta tagasi enam ei saanud, sest et kui Anneli teda nägi, siis ta jooksis ukse alla, aga tegelikult oli peidus. Noh, selle kapi all on või? nii suur ja nõme. Ma ei taha näha, on seal või? Tere, pärast talle ründab mind. Kõnnib seal täpselt taga näppe. Okei, perse on ja. Näete või? Seal. Okei, perse. No nüüd peab ära tapma. Oota. Kõige. No, ta tuleb siia. Kuhu ta tuleb? Kus ta on? Oh my god, kus ta on? Seal all. Kus ta on? Oh my god, ta liigub. Mis nüüd saab? Ma ei tea, mis saab, see hari ei mahu sinna ju. Ei no, aga... Ma ei tea, mis nüüd saab. Tead, seal toru on. Toru on ka taga. Meil oleks... Kuule, aga tõmbame ta... Kuule, anna see, ta üritab siin toru vahele mind. Kuule, võtta see kätte, ta äkki hakkab jooksu. Okei, me lähme nüüd operatsioonile, vaatame, mis... No, mingid jalad ma sain kätte nagu. Ühesõnaga, Anneli lõi ta maha ja nüüd me ei saa laipa kätte, sest et ta on täpselt toru vahel niimoodi, et pool keha tuli ära, pool keha on toru vahel. Nüüd ei jõus nii hästi. Ühesõnaga, prussakas on kinni võetud, ära tapetud ja nüüd on kõik side lõpp. Lähme õhtuga edasi.